Tere kõikidele Ajuloputus podcasti vaatajatele ja kuulajatele. Täna on meile taas külla tulnud Kerli ehk Blue. Ma jätan kõik ta sotsiaalmeedia, kontaktid, infod siia video alla, nii et kes on huvitatud Kerliga ühendust võtma, siis saate seda teha. Tšau Kerli, kuidas läheb? Organid on maailma kõige toitainerikkam toit. Palju vitamiine, mineraale, ensüüme, aminohappeid ja kasulikke rasvu. Võrreldes sünteetiliste toidulisanditega on organid naturaalsed ja väga kergesti omastatavad. Nutriest on Eesti bränd, mis toodab tippkvaliteediga maheveise organitest toidulisandeid, mis on 100% naturaalsed, ilma täite ja lisaaineteta. Nende külmkuivatusmeetodil säilivad ka kõik kasulikud omadused, nii et kui soovid tunda ennast energilise ja elurõõmsana, pööra pilk nende kodulehele, milleks on nutriest.eu. Kood Angela annab sulle lausa -20% soodustust. Suur aitäh Nutriestile seda podcasti sponsoreerimast. Jalla, peab vist ütlema, jah? Et külla tulla natuke kauge, et siis kohtume siin videosillal. No aasta 2026 ju. Lõpuks pead siis muutuma. Ma ei teagi, kust alustada üldse. Räägi, mis praegu meil siin üleval on, mis teemad. Ma tean, et me natuke enne podcasti rääkisime, et praegu väga aktuaalsed teemad on meil siin mustrite murdmised, on ju. Hull inimeste hirmutamine. Et ma ka ei teagi, kust alustada, et võta, mis tuleb. No, ütleme, et kõik teavad seda, et maaaasta sai läbi, kõik üherdasid korralikult mudas, on ju. Ja nüüd siis ootavad, et hobuse aasta tuleb, aasta number 1, kõik on tore, algab. Aga kes maaaastal näiteks mingisuguseid mustreid läbi ei teinud, siis hobusaasta tähendab ainult seda, et uued tsüklid algavad. Ehk siis, kui sa mingeid mustreid läbi ei teinud, mingitest nõiaringidest välja ei astunud, ei märganud asju, et olenemata, et sind ikka ninapidi täiesti mutta suruti. Et siis ongi see, et uued tsüklid ja need samad mustrid siis jätkuvad. Et 5, 7, 9, 12 aastat on ju. Et nii nagu need mustrite loomised käivad, küll aga hästi palju on võimalus ikkagi kiiresti praegu ära lahendada, nii et need ei jääks sinu nii-öelda energia välja ja sinu harjumustesse kinni. Ja sellepärast ongi see, kes kõik siin lubasid, et Paila, nii tore, kõik number 1 aasta, kõik algab uuesti. Et tegelikult on see väga raske aasta. Et sellepärast, et kui sa mingeid asju läbi ei teinud, siis on need nii in your face, et sa pead nendega tegelema. Ja see teeb väga raskeks. Et inimestel jah, kerge hetkel ei ole, aga siinkohal jällegi on välja astunud sellised spetsialistid, kes peavad ennast, ma ei tea, korraldavad retriite, peavad ennast terapeutideks, tegelikult kõik ju see taust on kontrollimata. Ma näiteks iial ei julge enda kohta öelda terapeut, sellepärast et ma olen õppinud väga palju asju, aga ma ei kasuta neid tehnikaid, sest minu meelest on paljud neist nii iganenud. Ja inimene on niivõrd eriline indiviid, et absoluutselt, nagu sa isegi kogu aeg ütled, et võtke, tehke taustauuring, võtke on ju teadlikkus ja oma tunne pange sinna juurde. Et jumala eest, võtkegi infot, info on väga vajalik, info on tegelikult kõige alus, kuidas sina saad teadlikult edasi tegutseda, sest sa ei jõua ise kõike õppida, nii üksi pulgi on ju. Ja siis ongi, et lõpuks lähtu oma sisetundest. Nii tervises, igasugustest, ma ei tea, praegu on väga-väga populaarne. Need, kes ei tea, mida oma eluga peale hakata, siis oled kuulnud kindlasti hästi palju, et on pöördunud mingitesse usunditesse. Jaa. Megapopulaar, kõik on järsku kristlased ja. Et see tegelikult on täiesti normaalne, sellepärast, et ei ole inimestel sellist platvormi või pidepunkti, kuhu toetuda. Aga see on ju kõik ette pandud sulle, et kui on, ma ei tea, kristlus, siis seal on ära seda tee seda, see on patt, et sa nagu annad oma vaba tahte justkui ära, võtad uued reeglid, on ju, aga see tegelikult on normaalne, sellepärast, et inimesed tahavad tunnet saada.
eriti kui praegu on kõik täiesti segi paisatud. Et lihtsalt peaks meeles pidama, et on võimalik ka toetuda iseendale, leida samamoodi nagu sina oled loonud omale kogukond, otsida sarnaseid inimesi, et sa ei pea selle pärast võtma mingisuguse usundi 100 reeglit, on ju. Ja et iga teine asi on, mis rõõmu valmistab, on patt või noh, et ühesõnaga sellist äärmuslikkusesse ei tohiks nagu mitte kunagi kanduda. Aga need usundid tihtipeale ongi see, et noh, et ära tee seda ja see on surmapatt, siis lähed umbes põrgusse, et selline jutt on ju. Et väga poliitiline on see usundite reeglid, kui nagu tuua selline paralleel, et piiravad reeglid, aga tegelikult ei saa keegi sulle seda auhinda lubada, mis nad seal räägivad, et siis saad taevasse ja muidu lähed põrgusse, et no jälle see 2 äärmust hirmutamine, jälle vaata. on ju. Et kui sa teed Täpselt. seda, lähed põrgusse koolis. Ja hirmutamisest Ei õpi pähe. rääkisid ju isegi, on ju. Jah, saad karistada, on ju, kohe, Kukud läbi, on ju. kui pähe asju ei õpi. Ja. Et vanematel samamoodi, et kui sa nüüd seda ära ei söö, siis lähed nurka või ma ei tea, on ju. No mõtle mingid seadused, et hirmutamist samamoodi vaata, et kui sa seadust ei järgi, lähed vangi ja mingid reeglid ja hirmutamine. Ja, et need reeglid pole isegi nagu nii spetsiifiliselt paigas, et vaadatakse üldiselt, selle vastu tegelikult eksisid, aga see ülejäänud võib-olla hea asi, mis sa tegid seal, on ju, läksid päästma kedagi. Et on ju tegelikult olnud küll ja küll neid lugusid, kus enesekaitse ajal siis ütleme, et see, kes ründas, see kukub nii õnnetult, et ma ei tea, kukub peaga vastu äärekivi, on surnud, aga vangi läheb see, kes ennast kaitses, on ju. Et justkui nagu hästi mustvalge. Ja hirmutaktikast sa rääkisid ise ka, on ju, siin kohe alguses. Et nüüd on veel siuke next level, tahaks öelda next level shit, aga ma ei ütle, on ju. Et igas valdkonnas on midagi toodud, et kui sind ei hirmuta mõni haigus, siis sind hirmutab kindlasti sõda või siis sind hirmutab piiride kinnipanemine, siis sind hirmutab see, et sa ei saa liha süüa, et nii palju igasuguseid asju, et ja see ai siia juurde on ju, et oi, võetakse töökohad ära, kõik see, et igas valdkonnas on 1 kuni mitu asja. Et ikkagi inimesi nagu lahutada üksteisest, vastanduma panna ja see kõik on jälle energia, mida saaks endaga hea. Aga me kasutame seda selleks, et võidelda üksteisega, vaielda, et mis on eesmärk täidetud, on ju, et jällegi energiakorje tuleb sealt, et sa jumala eest ise oma energiat enda kasuks tänases päevas ei kasutaks. Täpselt. Et duaalne maailm, jällegi vastandumine on väga taktikaline energiakorje, et ei imesta ja muu taktika ka, on ju, et meie igapäevaelus, ma ei tea, sina oled näiteks mõelnud selle peale, et kõik asjad meil piiksuvad. Külmkapp jääb lahti, piibi, pane nüüd kinni, teekann saab valmis, piuksub, on ju, auto teed lahti, paljudel piuksub, tagurdad, jälle on pimm, on ju. Et see on ka samamoodi, inimesed, kes on kursis morsekoodiga, on ju, alateadvuse tehnikatega, kõik saavad aru, et see on tegelikult maatriksi kodeerimine. Et ma ei tea, paljud üldse selliste asjade peale igapäevaelus mõtlevad. Vaevalt. Kellelgi pole aegagi, on ju, et kõik on võitlevad üksteisega, on ju, et sa ütlesid enne ka nii hästi, ei ela vaata olevikus praegus hetkes, vaid enamus elavad kas tulevikus või minevikus isegi, on ju. Ja sa tõid mingi hetk eelnevalt, kui me oleme rääkinud lahedalt, et vaata tulevikus elamine on nagu ärevus ja minevikus siis depressioon. Räägi veits sellest. No seda tegelikult juba õnneks väga paljud teavad, väga paljud räägivad, et sa pead olema kohal siin ja praegu.
sest sa võid mõelda küll, et homme, aga homset ei tule mitte kunagi, on ainult ju täna. Ja siis ongi, et kui inimesed heietavad minevikus, olid ilusad ajad, mul juhtus see, teine, kolmas, on ju. Need on küll head mälestused, aga ikkagi kogu su energia, kui sa mõtled pidevalt mineviku peale, elab selles samas minevikus. Ja seda isegi ju ei ole, on ju. Positiivselt Teine mõelda asi, on veel inimesed okei, aga kahetsevad. kui sa negatiivselt mõtled mineviku peale, negatiivsete sündmuste, kogemuste peale, Just, siis noh. issand, juhtus see. Aga sest vanemad inimesed ju tegelikult elavadki minevikus. Noh, ma ei tea, vanaemad kõik heietavad seda aega, mis oli siis ja kõik, on ju. Et võiks ju praegu tegeleda, praegu lastelastega mängida, helistada. Kas me oleme, mitte öelda, et me oleme 50 aasta pärast samasugused või? Et hakkame tagasi mõtlema, et meil oli ikka nii hea ja siis, kui meil nüüd 50 aasta pärast mingid ulmetehnikad ja asjad siin on, et nagu me mõtleme ka samasugused nagu meie vanaemad praegu. Ma ei tahaks olla, sellepärast ma tahaks ikka tänases päevas elada, et sest alati, kui sa märkad ju midagi, et midagi oli pahasti, saad ju muuta. Üleüldiselt see võib nii olla, sellepärast et praegust maailmakorda muudetakse jõuliselt, väga-väga jõuliselt. Kõik asjad, mis meil praegu on, kõik ju saavad mingisuguse uue kuju ja see on juba ju mitu aastat käinud, see uue kuju loomine, asjade lammutamine. Et võib olla küll inimesi, kes igatsevad sellist diktaatorlikku korda, on ju, kus 9–5 töö on ainus töö. Kui sa kraavi ei kaeva, ma ei tea, veri, higi, pisarad ei ole sinu igapäev, et siis sa ei ole ära teeninud seda head elu, mis sul on. Et noh, ja kui me räägime ka seda, et räägitakse, et maailm energeetiliselt pooldub kaheks, et see tähendabki seda, et lihtsalt need inimesed, kelle mindset on selline, mis ei ole hindav, teiste arvelt enda uputamine, sellised madalad energiat, need elavad nagu nii-öelda ühes energeetikas ja ei puutu kokku tihtipeale nendega, kes on siis teises energeetikas. Et uskumused ikkagi koonduvad nagu kokku. Nagu kogukonnad, eks ju, on hea näide. Et ja kui sa põhimõtteliselt oled siis minevikus, siis ja hästi palju selles kahetsuses ja negatiivses, siis sa lihtsalt toidad depressiooni. Ja see, mis energeetika sinu ümber pidevalt on, siis seda sa ka magnetina ligi tõmbad, ehk siis paljundad. Et ma oma klientidele alati ütlen, et tähistage palun oma võite iga päev õhtul 3–5 minutit, see on alateadvusele vajalik, see 3–5 minutit. Võtad oma teetassikese, minul on niisugune nõiakatel, on ju. Võtad oma teetassikese ja siis meenutad, nii, täna ma tegin selle nii hästi, ma olen selle üle uhke. See oli super hästi. Kui ka midagi ei olnud hästi, siis ta leiab sealt selle, et kui ei oleks seda juhtunud, ma ei oleks märganud praegu, et midagi on vaja muuta. On ju? Ja 3–5 minutit see salvestab ära sinu energeetikasse ja alateadvusesse selle eduenergia. Ja eduenergia on meeletu nagu magnet, mis tõmbab veel seda edu juurde. Et see edu kogemus annab samamoodi, ajukeemiat muudab serotoniin, on ju, mis ei ole see nii-öelda sõltuvusest tekkiv hea tujuhormoon. Et dopamiin on tihti vaata selline lühiajaline ja tekitab sõltuvust, tahan veel, on ju, aga serotoniin on, võiks öelda lausa selline lainepikkus, millel nagu võiks pidevalt olla, osata ise oma ajukeemiat nagu muuta. Ja see on see, kui sa tähistad. Aga kes keskendub siis päeva lõpus igasugustele negatiivsetele asjadele, on ju, siis ta seda ka projekteerib endale juurde. Et see on siis minevikuga. Ja tulevikus on siis see, et kui sa muretsed asjade pärast, mida ei ole veel juhtunud, ehk siis ärevus ja asjad, mida võib-olla mitte kunagi ei juhtu. Et milleks siis? Sest kui sa tead, nagu stsenaariumid mängid võib-olla enda peas läbi, aga otsustad, et sa ei taha midagi sellist kogeda, siis sa saad ju seda muuta. Et sealt ma armastan jälle alati öelda, et kui sulle miski ei meeldi ja sa ära ei muuda, siis sa valid selle.
nii hästi öeldud. Lihtsalt, sorry, nii on. Kui sa istud oma poriloigus, seal üks hetk hakkab, algul võib-olla on sihuke märg ja niiske ja tuulekene, onju, aga üks hetk see saab sulle nii koduseks, et see porilombikene läheb, vaata kehasoojus, võib-olla päike natukene soojendab, onju, et sa lihtsalt harjud sellega ära. Ja istudki seal. Et kui sul ei ole, nagu ei teki seda tunnet või keegi ei tule ütlema, kuule, mis sa istud seal, tule püsti. Põlled puhtaks ja lähme edasi, noh. Et iseenda suurim fänn võiks olla. Või siis ongi see, et kui sul läheb aeg-ajalt meelest ära, minul on abikaasa, on minu kõige suurem fänn ja ta õpetas reaalselt mind iseennast armastama, näitas, kui fantastiline inimene ma olen, kui tore ma olen, kui armastusväärne ma olen. Ja see muutis kogu minu maailma. Et kui ise ei oska ja inimest ei ole kõrval, otsi keegi, kes kõnetab sind, tee taustatöö, alati taustatöö, onju. Ja tunneta vaibi. Ja absoluutselt sind tõmbab samade kas kogemustega inimeste juurde või sama vaibiga inimeste juurde, et kellele kas või mõeldes, et mis tema mulle ütleks? No tema ütleks, et kurat, toja ennast püsti, mis passid siin poriloigus. Ja juba see on see sütitav energia ja sa tõusedki püsti, onju. Et iseenda see kõige suurem kalju tuleb lõpuks olla, aga see tee sinna ei ole lihtne, et siis kasutada küll oma sisetunnet ja välist abi nii kaua, kuni sa saad ise selle enesekindlus, et sa saad ise olla oma see tugev, the rock on ju, et nagu öeldakse, et ise oma kalju olla, et see kõik tuleb seest. Nii, mis meil veel oli? Hoia meid tracki peal. Ma olen siin viimasel ajal saanud küsimusi ka nagu, et kas sa ei karda sõda, kas sa ei karda ikka sõda, mis sa neile inimestele ütleksid, kes elavad seal tulevikus, et ma nüüd kardan sõda ja sõda tuleb ja mis nüüd saab ja varume toitu ja mida iganes? Selles mõttes, et toitu on alati hea varuda, kui on sulle sobiv hind, sa planeerid ette. See tõmbab juba stressilevelit väga palju maha. Näiteks, ilmselt väga paljud ei tea, nüüd ma muidugi teen sellist nii kehatoetusi teeme klientidega, kui ka siis toitumisalaseid koolitusi, juhendamist, sellepärast, et keha ja meel ikka käivad koos, on ju. Et ilma tervikuta ei saa olla nagu sellist tervislikku eluviisi, sest keha ja mõistus peavad tegema koostööd. Ja nüüd siit edasi minnes ongi täpselt see, et kui sa, kuidas ma ütlen, midagi kardad, siis paned, esiteks ajateadvust saab ka niimoodi kontrollida, kirjutad endale ülesse, siis su aju ei pea kogu aeg sulle meelde tuletama, et kuule, sa kardad seda. Nii, punkt 1. Punkt 2. Kuidas oleks kõige parem tehnika? Toitu, sul on jälle süda rahul. Mul on olemas, mul on lahendus olemas, on ju. Ja kui sa juba keskendud lahendusele, on see juba nii-öelda see ärevuse foon on nagu kõvasti maha toodud. See ei ole vale karta midagi tundmatut, sest uudised, teised inimesed, kõik tehakse väljaspoolt selleks, et sa kardaksid. Ja siin ongi kas sõda või haigust või seda, et sa ei saa, ma ei tea, lähedaste juurde sõita, kui nad elavad kuskil teises riigis, on ju, et lockdownid ja asjad, mis siin kõik, mida kõike räägitakse. Et aga keskendudki lahendusele. Meil on see on pool uus viirus siin praegu ja ma olen kuulnud küll, et juba Saksamaal tahetakse mingeid lockdown asju teha, et mis sa sellest uuest viirusest arvad korra siia vahele? Ma isegi mäletan, mis selle nimi oli. See on see, kus rotid panid kruiisilaeval pidu ja siis tuli viirus, jah? Ma ei ole üldse süve, ma olen lihtsalt paari miimi näinud internetis, aga ma ei ole nii sisse läinud, et nagu mis seal täpselt on, mis nad jälle plaanivad, üritavad, kas sa usud, et see läheks läbi. Samas vaadates nagu suurt pilti, siis ma ei imesta üldse, kui jälle mingi pannakse inimesed koju istuma ja nad reaalselt jäävadki sinna istuma. Jah, selles mõttes, et kui me üleüldse räägime nagu sellest, et kuidas tegelikult meditsiinisüsteem ja nii-öelda ka politsei käitumine, kõik see võeti nüüd peale Covidit luubi alla, kuidas tegelikult inimeste usaldus tohutult kadus.
on ju, kuidas on see, et et varem olid, ma ei ole absoluutselt millegi vastu ega millegi poolt 100%. Et siin ma tahan selle ära rõhutada, sest ma alati teen taustauuringu, alati vaatan individuaalselt, mis mulle on kõige parem. Ja siis otsustan, sest inimesed on lihtsalt niivõrd erinevad. Meil on hingelised inimesed, hingetud on ju, meil on kloonid, asjad ja kõigil on kõik erinevad. Et siin ma ei ole siis vaktsiinivastane, ma ei ole vaktsiini poolt. Ma valin ise alati endale seda, mis mina arvan, et mulle on kõige parem. Ma tunnetan üle. Teen taustatöö ja nii edasi. Aga kui me tuleme igasuguste nende viiruste juurde, mis on jälle sama asi, aga levitaja on teine. Selle aasta veebruaris, jaanuar-veebruar oli väga suured uudised, mis Eesti jõudsid üsna vähe, et nahkhiired söövad mangosid, ma ei tea, kas Indias või, ja siis need mangod, keda on siis see nahkhiir ammustanud, tuuakse Taisse ja nüüd Tais, jumala eest, on kõik lockdown ja kõik asjad, on ju. Ma ei tea, vabandage, läksin ise kohale. Mitte keegi, kellelt ma küsisin, ei teadnud sellest mitte midagi. Ja mul elavad kohalikud seal. Nagu kohalikud eestlased on seal, kelle käest ma samamoodi küsisin. Siis ma küsisin kohalike nii-öelda, kes kohalike taikate käest on ju. Mitte keegi ei teadnud mitte midagi. Aga selge on ju see, et kui sa lähed turu peale ja seda mangot on enne mingi näkitsetud ja see on veits otsast pruun, siis ei osta seda. Äkki jätaks tõesti ostmata? No, et sul on ju valik. Aga see oli tohutu, et lennujaamas varuge aega ja kõike seda, mitte midagi ei olnud. Ja nüüd on siis jälle üks muutuja muudetud, kuna see ei töötanud ilmselt, on ju. Jälle üks muutuja muudetud, nüüd on rotid. Et oli nahkhiir, siis jälle nahkhiir, vaat see ei toimi, nüüd on rotid. Paljud te neid, ma ei tea, süüdistate neid Vaeseid loomakesi. No, on ju, et ja väga huvitav oli see, mida inimesed lihtsalt võiksid, ma ei ütle, et see on vale, see hantaviirus võib seal olla, aga enne kui laev maabus, olid juba uudised, Moderna tootis vaktsiini. Palju seal need kruiisilaeval siis inimesi oli? Et ma ei tea, nagu 10 000 või 100 000. USAs väga vähe nii-öelda äärmuslikud juhud, mis on surmaga lõppenud. Et ma kuidagi ei oska võib-olla karta nagu selliseid asju, kui samamoodi enne, kui see laev oli maabunud, oli juba mingi õhuvägi, kõik sõjavägi ootas neid juba seal, juba olid uudised ja siis 5 päeva hiljem vist oli uudis, et nüüd see laev vist siis maabub või? Mida te raiskate ressurssi, ootate neid seal kui laeva peal? Ma ei tea, ja laev selles mõttes ka, et kui seal oli nii vähe neid nakatunud inimesi, muidugi numbrid on igal pool väga erinevad ja juba see tekitab minus sellist ebausaldusväärset sükest kellukest peas on ju, et ära ikka kõike usu. Ja haiguseid on kogu aeg olnud. Sõdasid on kogu aeg olnud. Lihtsalt nüüd, kui me räägime Ukraina sõjast, siis see on meie lähedal, et me nagu saame aru. Ja vaatasin siis üle iga kord, kui majanduses on mingisugune pauk, samal aastal tuleb mingisugune sõda. Vaatake tagasi. Alates seal või isegi enne, kui 90-ndad enne seda aega. Iga kord majandus crashib on ju ja siis on mingisugune viirus, sest sõda, siis on ka ju, ja sõda. Et kuidagi nagu pluss kõik räägivad, leiavad raamatuid, filme, kas äkki ei olnud 80-ndate lõpus mingisugune sari, kus kohtus 2 inimest vestlevad. Ma leidsin failid. Epsteini failid, tõesti või? 80-ndatel juba. Mis mängu me mängime?
raamatuid Planeeritud mängu. on ju, praegu käib meil ja noh, et praegu käib meil tohutu sõda inimeste vastu. Et jumala eest saaks, ma ei tea, palju sa grafeenist oled kuulnud, Räägi sellest. mida Ja, ma arvan, enamus inimesi pole grafeenist mitte midagi kuulnud. Toome selle teema siia vahele kindlasti. tõenäoliselt ulmeraamat aastaid tagasi oli selline raamat, võite guugeldada ise, et millest see on Havana sündroom. Ja siis rääkisin siin mõne lähedasega, et kuuled, et see täitsa on ju nagu teema ja kõik ja ei, mis asja on. Ja siis vist eelmine aasta leidsin ühe naisterahva, kes ütles, et jaa, väga legit teema on ju, et vaata seda punkti lähemalt. Ja hakkasin siis vaatama. Grafeen on nanoosake ja ta on kontrollitav teatud sageduse lainepikkusega. Ehk siis, et lähemalt neid sümptomeid vaadake ise, aga see ta levitatakse näiteks sisse süstides, sisse söötes, nahaga kokkupuutel ja sisse inhaleerides. Mäletan ühte sinu vlogi, kus sa tõid näiteks, et näed, et see vihm ei ole ikka ammu see vihm on ju, et jäävad plekid ja kõik on ju. Et ja et pange tähele, et mul paari päeva pärast on raudselt nohuköha ja midagi sellist sa ütlesid. Yeah. Ja siis ongi täpselt see, et alati on respiratoorsete sümptomitega midagi tegemist, kui jällegi on midagi kas õhku paisatud, on ju, või on jälle mingi epideemia. Okei, epideemia on võib-olla vale, võib-olla gripihooaeg näiteks kasutatakse sellist väljendit, on ju. Ja siis need nagu süvenevad, aga loomulikult süvenevad ja kui inimesed esiteks usuvad sellesse väga ja kohe otsivad endas selle haiguse ülesse, häälestavad oma keha seda, et nüüd ma jään kindlasti haigeks. Või siis räägivad või valetavad, et tööle mitte minna või et mingile üritusele mitte minna. Mu laps jäi näiteks haigeks või midagi sellist, on ju. Ja paned tähele, paari päeva pärast laps ongi haige. Et siit me jõuame nagu sellesse, et kuidas meile õhku igale poole paisatakse ja neid nanoosakesi on ju nii imelihtne panna. Siin ju räägiti isegi seda, et kõik need COVID-i testid, mis tehti, et kes süsti ei saanud, et kellel nina surgitseti, et juba sinna viidi need nanoosakesed nagu et aga see selleks, aga siit me jõuame siis keha häälestamise juurde. Et kuidas sa mitte kunagi ei tohi enda kohta öelda kole, paks ja rumal ja nii edasi. Samamoodi pole ka sinu asi öelda kellegi teise kohta. Et mida ta sööb, et ma ei tea, tule siia, ma näitan sulle, ma oskan paremini või istutad lihtsalt pihku, et issand kui loll, et ostsid seda teist või kolmandat, on ju. Sest see ei ole tegelikult sinu asi, igal ühel on oma teadlikkus. Kui keegi tuleb küsima sinu käest, siis loomulikult sa ütled talle või kui on sul pereliige, sa küsi, kas sa tead, mis seal sees on. Oled sa kunagi süvenenud, et ma ei tea, aspartaam on maksa- ja neerutoksiline, on ju. Kõik need keemilised magusained tegelikult põhjustavad seda, et insuliin ei oska kehas midagi teha ja põhjustab sellega tegelikult rasvumist, just seda kahjuliku rasva tekkimist, on ju. Mitte keegi ei räägi seda. Aga kehahäälestustega küll, et ärge õppige rääkima uuesti, et ärge valetage. Et ärge iseennast ja oma lähedasi nagu haigeks valetage. Sest keha on niivõrd tundlik, et kui sa midagi räägid, siis ta kuulab sind, ta tegelikult keha, kui ütleme, et meie sõiduk absoluutselt võtab käsud sinu käest. Vaata, ajul pole vahet nagu, et kas see sündmus või see asi, mis ette kujutad, on päriselt juhtunud või sa kujutadki seda reaalselt ette. Või mingi suvalise näite tuua näiteks minul võistlustega. Kui sa oled lava peal, on ju ma ei tea, närv sees, süda peksab.
ja nüüd ma enne siis oma võistlusi olin õhtul voodis, see oli siis paar kuud enne võistlusi ja ma ainult mõtlen ainuüksi selle peale, et ma nüüd olen seal laval ja mida ma seal teen ja niimoodi pulss tõuseb ja lihtsalt olen pikali ja pulss on mingi 200, ma mingi, et oh my god, et miks ma teen seda endale, et ajan adraka nii lakke, onju. aga et ajul pole vahet, kas see sündmus on päriselt või sa siis reaalselt ise lood selle endal siin ette, et see nagu tunne on ju sama. Väga huvitav. Ma mõtlesin, et miks ma nagu täna selle info sain, aga nüüd ma saan aru, sest täpselt sellepärast, mis sa just ütlesid, et inimesed, kui me räägime manifesteerimisest, see sõna on nii ära lörtsitud, et see ja on mulle täiesti meeldib ka öelda kohutav. rohkem nagu loomine, onju. Ja, sest mina loon, onju. Ja vaata, viskasime nalja ka, onju, et tuleb õppida uuesti rääkima. Et koristage ära oma sõnavarast sõna ei. Et ma ei soovi seda. Ütled kohe, mida ma soovin, mida ma tahan, mida ma olen, onju. Ja teine asi siis see, et mis on see tingiv kõneviis. Tahaksin, oleksin, onju. Et kui sa tellid restoranis, ma tahaksin vist, onju, telli. Noh, et ja õpeta teistele ka, näiteks lastele ka, et kui sa midagi soovid, siis küsi, onju. Jah, siin Mitte selle- seda, et sa jätad nagu lahti selle kuidagi. selle manifesteerimise ja ma tahaksin, sooviksin, sellega on see, et vaata, universum peegeldab sulle lihtsalt seda, mis sa oled. Ja kui sa ütled, et ma tahaksin endale uut autot, siis sa annadki välja selge signaali, et sul hetkel ei ole, aga sa tahaksid. Ja siis universum mingi täidetud, Pluss, juba täidan, juba on tehtud, sest et sul ei ole ja sa Jaa. ei saagi, sest sa tahaksid, sest sul praegu ei ole. ja kahtlus ka veel. ja no seal pluss veel jah, need alateadvuses kõik mustrid ja uskumused, mis blokeerivad sul seda saamast. Aga just Tingiv see, kõneviis on kahtlus, just, et sa ei tea, onju. jah, Et noh, et need kaks asja ja juba inimesed muudaksid oma igapäeva. Algul läheb harjutamiseks nagu natuke ikka aega, sest see ümberõppimine ja see, mida on võib-olla 20, 30, 40 aastat harjutatud rääkima, onju. Ja siin sa ükskord tõid ka maru hästi selle kohvi tellimise näite. Et kuidas see oligi see, et mees läks kohvikusse ja tahtis kohvi tellida ja ütles, et ma ei tea, mis kohvi teil on, et ma musta kohvi kindlasti ei taha, et pange mulle midagi muud, aga kindlasti mitte musta kohvi. Siis hakkab seal vist maksma, ütleb, no kohv, aga mitte must kohv ja siis läheb, istub maha ja mis tal tuuakse, on must kohv, sest et ta ainult sellest rääkiski ja sinna oma tähelepanu energia suunas ja ainus, mis baristale meelde jäi, oli must kohv ja mida ta ütles, seda ta ka sai, onju. Kuidagi niimoodi see lugu käib. et see ongi väga hea näide, et kui sa ütled, mida ma jumala eest ei taha, sest universum reageerib nii, et sellel sõnal, mida sa tahad, on oma energia ja kui sa ütled, et ma jumala eest ei taha seda, noh siis ikkagi on see energia jääb sinna sõna taha. Aga manifesteerimisel ma veel võib-olla on kellelgi sellest abi. Keeraks natukene next leveli peale. Väga hea näide lihtsalt on see, et kuna praegusel ajal on ütleme, et need laste saamised väga keeruliseks läinud, et osadel juhtub niimoodi ja osad siis teevad läbi igasugust konarlikku teed nii-öelda, onju. Et sinna juurde me just ühe kliendiga rääkisime ja soovitasin tal teha niimoodi, et kujutad, et ostad rasedustesti. Siis avad selle pakendist, onju, ära veel ei tee, vaid kujutad ette, et sul on seal 2 triipu. See lihtsalt on niivõrd hea näide, hästi nagu selge, sellepärast. Nii. Ja siis paned ära, sa tead, et on 2 triipu. Ja siis sellel samal hetkel, mitte sa ei kujuta ette, et sa oled rase, sest rasedusega ka võib olla igasuguseid asju, vaid sa kujutad ette seda, et su kätel on beebi. Et ei ole tähtis see teekond, onju, sest tegelikult sina ise ei suuda teekonna kõiki nüansse nii läbi mõelda, sest meie mõistus on
ikkagi väga piiratud, sest me kuidagi arvame, et ainult meie teame kõige paremini, onju, aga tegelikult kõiksus üllatab ikka vahepeal, et nii saab ka või asju teha, onju. Ja sa kujutadki ette, et sul on kätel terve füüsilise, terve kehaga rõõmus beebi, onju. Võiks Et vaimselt ka. siis sa nagu hüppad sellest, noh, et lihtsalt, ja vaimselt ka muidugi, et lihtsalt, et sa hüppad nagu sellest jadast üle, kus võib midagi näiteks depopulatsioon, on ju. Nii, aga ühesõnaga ma loodan, et see manifesteerimise osa oli ka arusaadav, et kui kellelgi on küsimusi, siis ma loodan, et nad saavad kas mulle otse kirjutada või siis sinu kaudu. Ma siia Sest igaks tegelikult on juhuks pean ülitähtis, selgitama, kuidas et me meil pandi praegu Zoom kinni just täpselt selle teema juures. et meil on väike cut siin vahel. Nii et Kerli, jätka sealt, kus sa rääkisid kraaniveest. Ma sellepärast tahtsin öelda vahele sellesama asja, et kuna alati, kui on takistused, on see teema väga oluline. Et kui kellelgi jäi küsimusi selle kohta, siis võib julgelt kirjutada, sest me peame ise oskama lõpuks luua. Et ei taha targutada selles mõttes, et ma ei taha olla mingisugune, et ma tean paremini, aga siiralt südamest tahan, et inimesed leiaks üles enda väe ja enda jõu ja oskaks alates oma päevast luua kogu oma ülejäänud elu. Nii, kraanivesi hetkel ei ole kasutusel. Selliseid, nagu sa tead, siis torud on enamus plastik ja mingisugune muu metall. Vanasti olid vasktorud. Ja miks need välja vahetati? Oli sellepärast, et vask siis puhastab ja laed vett inimesele sobilikuma sagedusega ehk siis kõrgema sagedusega. Ja loomulikult, nagu sul on podcastis ka räägitud, siis ei taheta, et kõik inimesed oleksid oma mõnusas kõrges sageduses, vaid see on kloonidele ikkagi ohtlik selles mõttes, et nemad ei talu pikaajaliselt sellist kõrget sagedust. Ja seetõttu siis, et meie enda väge ja sagedust madalamale tuua, et me oleks rohkem kontrollitavad, siis on ka kraanivees välja puhastamata siis kõik need igasugused ravimijäägid. Me teame, et hästi palju tehakse ju linnaosade kaupa uuringud, mis reovees on ju need narkootilised ained ja kõik need. Aga mitte kunagi kuskil ei ole räägitud, kui hull see olukord on ravimijääkidega. Et me ei saa nagu kõike liigitada narkole, on ju. Ja hetkel on ka see, et hästi palju räägitakse dušifiltritest, joogivee masinad, et ei piisa ainult sellest süefiltrist, mis on siis kannudel, on ju. Et ja katlakivi kõik, mis me sealt seda sisse joome, et kõik need on nii väiksed osakesed, et me lihtsalt ei näe. Ja nüüd ma jõuan selleni, et kuidas hormoonravimid ja üldse ravimijäägid ei ole kraaniveest välja puhastatud. Ja seda oskab kinnitada iga inimene, kellel on need pH mõõdikud. Nüüd on juba ribad, mis tuvastavad, mis ravimijäägid seal on. Ja needsamad veemasinad ka, et kuidas nende hooldamine on, mis seal sees pärast on. Filtrid, millised on, et seda oskavad ainult need inimesed kinnitada ja saavad aru, et kui hull tegelikult on olukord. Ma ei ütle loomulikult seda, et Aafrikas kuskil mudaaugust juua on nagu puhtam vesi, on ju. Et loomulikult Euroopas on... Seal ehk ei ole mingit beebipille sees, ma loodan. Et võt see vahe ongi, on ju. Et ja kui me räägime seda, et USA-s ei tohi seal vihmavett koguda, on ju, et tõestada igasuguseid asju, mis õhku paisatakse, et ühesõnaga on jälle see, et tehke oma tausta uuringud, uurige ja tunnetage ise,
ja otsustage iseenda eest, et mingi naabrimaali ei tule ütlema sulle, et suhkur, nisu, tärklis ja kraanivesi on väga ohutud 6-kuusele beebile, näiteks. Et sa pead ikkagi ise nagu tegema research'i ja otsustama, et see oli nagu kogu selle jutu point. Ja ma tegelikult ei taha nagu rääkida ainult pahadest asjadest, mis meil siin on, et meil on tegelikult väga häid asju ka. Ja ma tegelikult panin ka, ma arvan ja loodan, et inimesi kõnetab ja huvitab, et kuidas siis ka endale häid asju luua, kuidas kõigest sellest jamast, mis meil siin projekteeritakse, on ju, et see kohati elu tundub nagu kinolinal juba, on ju. Et üks asi ei jõua ära lõppeda, kui juba teine asi tuleb ja et see lõpuks, noh, mina isiklikult õnneks ei ole hirmul, aga väga paljud on ja mul on sellest tohutult kahju. Sest nende ümber ka on tavaliselt koondunud inimesed, kes on väga hirmul ja see suurendab, võimendab seda. Ehk siis, et ka ühisteadvusesse ja ühisvälja jõuab see hirm kohale, ehk siis kollektiivne teadvus ja see on hirmuga mõjutatav, sest ükskõik kellega sa suhtled, tekib selline füüsikas on kvant ühendumine ehk siis energiat segunevad ja tahes-tahtmata, kui sa ei kehtesta oma energeetikat ja ei juhi oma energeetikat ise, siis sealt võib laadida alla sedasama hirmu. Ega asjata ei ole see, et kui sa suhtled kellegagi, kellel on väga kehvad toitumisharjumused, siis sa hakkad neid ise üle võtma. Ja siis sa mõtled, et miks sul on nii suur väsimus ja nii, et miks sa mingit seda, teist või kolmandat tahad süüa, on ju. Aga sa lihtsalt oled kellegi teise energiaga nagu segunenud. Et sealt ka juba sellised asjad tulevad. Aga väga lihtne asi, mida sa saad iseenda jaoks ära teha, on tegelikult oma energia kehtestamine ja juhtimine. Siin on seesama asi, et sa võtad teadmised väljastpoolt, kogu info, aga otsustad ise. Paned oma teadmised sinna juurde ja nii-öelda pakid selle oma enda järgi, eks ju. Samamoodi arsti juures. Kui sulle proovitakse väita, et kõik on sul hästi, et see, et sa ennast normaalselt ei tunne iga päev, et see ongi normaalne, et elu ei peagi lill olema iga päev. Mis siis, et sul on süda paha ja jalad paistes ja ma ei tea, mis silmad kollased on. Et siis sa võtad selle teadmiseks ja tunned, et ikka ma ei ole rahul, et midagi on nii off. Mis sul vabanes nüüd seal? Ma ei tea. Mõtlen sama. Et midagi on nii off, on ju. Ja siis sa lähed ja otsid teise spetsialisti. Et nii palju peab olema, nagu sa pead ennast aitama. Sa pead olema kursis iseenda tervisega, on ju. Ja kui mingisugune arst sulle ei kliki, sa ei taha, mõni halvustab, mõni sõimab, on ju. Ma olen ise selliste juures kogemata nagu sattunud ja olen täitsa šokis olnud. Pole ime, et inimesed nagu istuvad kodus ja ei taha arsti juurde minna, sest seal saab sõimata. Tihti saabki. Ja kui julged veel midagi muud öelda, on ju, et aga ma tunnen nii, siis saad veel et alati võõrad õpetused versus iseenda tunnetused, need kaks tuleb kokku panna. Et on sinu tõde ja sa ei pea, sa võiksid kahelda kõiges. Ja siis otsida sinna, mis sa tunned, mis su tunnetus ütleb, kas faktipõhisust on. Mina armastan hästi, ma olin füüsikas, koerakarvad lend. Ma olin füüsikas väga hea, võib-olla olen siiani, aga pole proovinud. Aga selles mõttes mind füüsika väga huvitab ja ma alati katsun otsida nagu sellist päriselt füüsikalist tõde, et kuidas asjad toimivad, et miks ma räägin hästi palju ka energiast, sest see on tõestatud, et see asi on olemas. Ja siis ongi, võtad teadmised, otsid faktid juurde ja siis tunnetad, mis on õige. Aga hästi lihtne oma energia kehtestamise viis on see, kui sa õhtul lähed magama
ja sa sulged kõik aktiivsed teemad enda energias. Ehk siis otsustadki, ma sulgen kõik aktiivsed teemad enda energias. Võid need ka lahenema saata, kui sa ei viitsi tegeleda. Sest muidu on see, et su mõtted terve öö kerivad nende aktiivsete teemade ümber. Ja sa ei saa normaalselt välja puhata. Su mõistuse tasand ei saa piisavalt vaikust, sest nagunii meil on iga päev telefonid, siis see piuksumine on ju. Siis on taustaks igasugused raadiod ja telekad ja naaber võib-olla chatib pidevalt, räägib rõdu peal telefoniga, on ju, et kuskil sa nagu vaikust ei saa. Ja vaikust ei saa sa ka siin, kui kogu aeg siin käivad mõtted. Inimesed võiksid endale tekitada teadlikult 3-5 minutit sellist täielikku vaikust ka siin, et sa paned nagu et sellised asjad. Ja siis oma energia kehtestamine on ka see, et kui sa lähed kuskile seltskonda, kus näiteks tarbitakse alkoholi, aga kui sa oled seal seltskonnas, siis energiat tahes-tahtmata ühes ruumis segunevad. Aga sina saad enda energia ära kehtestada. Minu energia kuulub ja allub ainult mulle. On ju. Ja see on juba, seal on, ütleme, et veel väga palju nüansse, mida võiks teada. Kui huvitab, kirjutage mulle. Aga see väike asi juba muudab niivõrd palju. Siis sa ei ole laiali igal pool. Sinu energia on kogu aeg sinuga koos, siin ja praegu. Et seda võiks kontrollida iga õhtu. Et sa ei ela minevikus, et sa ei ela tulevikus, et sa ei ela kellegi juures, on ju, et sinu teadvus ei ole kuskil, ma ei tea, mingisuguse Siimu juures, on ju. Et mõtled kogu aeg, mis Siim teeb ja värgid. Aga võib-olla Siim ongi natukene selline, sööb ebatervislikult ja trenni ei viitsi minna ja on siuke lõdev veits ja sa liiga palju Siimu peale mõtled, siis sa võtadki seda kõike endale uuteks harjumusteks, sest teie vahel on ühendus. Et mida, võiks ju teada, on ju. Aga kes seda õpetab tänapäeval? Sina. Et tule minu juurde seansile või teeme mingisugust rännakut ja aga tegelikult siukseid lihtsaid asju võiks ju niisama ka õpetada. Või siis suunata, et minge vaadake YouTube'i. Uurige. No kellelgi pole aega. Mina näiteks ka oma klientidega teen kehahäälestusi. Nii, läägas mul korra, mis sa ütlesid? Ei, ma ütlesin, et kellelgi pole aega ju uurida. Jaa, aga selles mõttes, et seda praegu ma annangi väiksed sellised pointerid, mida võiks enda jaoks uurida. Et võt see ongi nagu see, et kellelgi pole aega uurida, loomulikult, kui sulle isegi ei anta nagu seda konksu kätte, et palun uuri teda, vaata, mis võimalikkused on. Et meie ka klientidega teeme kehahäälestusi, sest kui me räägime, et igasugused halvad harjumused, selline poolfabrikaat, toit, alkohol, suitsetamine, me kõik teame, et see ei ole tegelikult kasulik, aga me ikkagi tarbime, on ju. Et sealt on ka see, et rakkude telomeeri otsad, mis vastutavad siis konkreetselt noore väljanägemise eest ja seda ka, et seestpoolt oleks kõik noor ja vitaalne, on ju. Et telomeeride otsad lähevad lühikeseks ja siis hakkab see hüppeline selline, juba ütleme, et väline vananemine ka on siis juba näha. Ja neid telomeeri otsi näiteks saab taastada teatud kehahäälestustega. Aga kui sa tead, et need tegevused, ütleme, et rikuvad su raku telomeere, siis võib-olla sa tarbid juba natukene vähem. Need on ka kõik otsused, on ju. Aga mis ma siis siia juurde annaks, et uurigi seda telomeeride asja, siis ma kirjutasin veel, et võiks uurida hüpnoosiga parandatavaid asju. Näiteks just oli juttu silmanägemisest. Seda saab teha hüpnoosiga ja saab ka teha ju silmaharjutustega. Minu kogukonnas just tuli meil see jutuks, et hüpnoosiga, kes seal taastas endal silmanägemise, kes taastas vaimse tervise ja füüsilise
et selle hüpnoosiga nagu on ikka väga suuri asju võimalik korda saata. Jaa, et see ei pea olema üldse, et sa pead kindlasti otsima, sest ma ise olen hüpnoosi õppinud. Aga ma ei tegele ka igapäevaselt. Ma kasutan täpselt selleks, on vaja mul näiteks juukseid kasvatada. On ju, et lihtsalt sellepärast, et seal taga võib olla uskumus sisse kodeeritud, et kui kogu aeg lapsena näiteks räägitakse sulle, et issand, et kahjuga, et sa ei pärinud oma ema juukseid, vaid näed, et isal on nii nõrgad õhukesed juuksed, on ju. Ja siis sa kogu aeg ongi sul see kodeering ja sa arvadki seda. Ja siis pöördud seal võib-olla, ma ei tea, hakkad parukaid kandma või pikendusi kandma või mis iganes, on ju. Milleks? Proovige ennem igasuguseid nii, et proovige enne igasuguseid muid lahendusi, on ju. Et ei pea kellegi võltsjuukseid pähe panema endale. Et hüpnoos toimub tegelikult 21 päevaga. Ma olen mõelnud selle teema peale täpselt need juuksepikendused, kui on veel nagu päris juuksed. Teise inimese juuksed sa paned endale siia. Nagu mis see teeb su energeetikaga? Punkt number 1. Juuksed on meie antennid. Ehk siis meie info vastuvõtmine. Närvisüsteemi pikendus. Just. Ja vaata, ma detailidesse ei tahaks laskuda, on ju. Aga miks osad naised ja mehed hakkavad kiilanema? Et see on seotud sellega, et kuidas sa infot väljastpoolt vastu võtad ja kui maailm on nii muutuv, siis et ei saa olla liiga jäik oma uskumustes. Et need asjad on omavahel seotud, et lihtsalt võite ka uurida, et see on väga põnev on tegelikult, vähemalt minu jaoks on väga põnev selliseid asju uurida. Ja seda enam, et kui me räägimegi päris juustest, sa paned kellegi teise juuks, on tegelikult surnud juuksed enda külge. Et seal nagu on osade inimeste energiat see ei mõjuta üldse, sest nad lihtsalt, nad ei usu sellesse ja siis on täpselt see, et absoluutselt nende maailma ei mahu siuke asi. Kui me räägime ka tätoveeringutest, on ju, haigustest, ei viska siukest infot üldse ülesse, sest absoluutselt ei kõneta. Et miks osad kardavad sõda, haigus üldse ei karda. Ma olen nii terve, mis haigus nagu. Ja ta ei olegi reaalselt kunagi, võib-olla köhanohu, on ju. Et ja see on mõnda inimest üldse ei kõneta ja see ei saa see info üldse tema energia välja, ehk siis ta ei saa isegi kuidagi seal nagu oma elu hakata elama. Aga osa inimestest on küll, et on väga mõjutatavad ja siis tuleb nagu selliseid asju tähele osata panna, et seda muuta iseendas. Ja mitte keegi ei ole ise sellest süüdi, et ta on mõjutatud. Tal on lihtsalt sellised alateadvuse uskumused või kogemused minevikust ja kui sa tahad midagi ära muuta, siis pane tähele, märka ja muuda ära. Lihtne. Siis ütlen, naised kindlasti, jaa, nii lihtne ongi. See on nagu mingi moto vaata juba. Aga naised kindlasti veel on huvitatud igasugustest noorendavatest asjadest. Et ma lihtsalt viskan siia õhku, et võiks veel vaadata siis, hüpnoosist me rääkisime, kehahäälestustest me oleme rääkinud, et ise enda keha, et kindlasti kõik on tundnud ära selle või tunnevad ära selle momendi, kus sa lepid oma kehaga kokku, et issand, kui see valu nüüd ära läheb, ma ei tee mitte kunagi enam midagi sellist. Ja vaatad, valu on ära läinud, on ju. Aga siis tuleb ikka lubadust ka pidada, on ju. Ja see ongi keha häälestamine, aga me pöördume alati selle poole nagu viimases hädas. On ju? Nii nagu vahel seal Jumala poole, et umbes seal surmahirmus, on ju. Aga see ei ole vajalik oodata seda viimast häda, et seda võib pidevalt teha. Siis näiteks igasugused need mudrad. Need on need käe erinevad märgid. Et iseenda tervendamiseks palun, aga uurige enne väga-väga täpselt, on ju.
Siis punase valguse teraapia. Samamoodi võib uurida UV-valguse teraapia kohta. Et miks osadele inimestele mõjub see solaariumis käimine nagu tervendavalt, sest ta seadistab midagi paika, mis on nagu valesti. Ja osadele põhjustab see konkreetselt nahapõletust. Et seal on nagu teatud nüansid. Ja Eestis ka on minu meelest ka salongid, kus ei ole seda päikesekirgust, vaid ongi see ohutu UV-valgus, mis ma ajan alati nad segamini UVA ja UVB, nagu ühesõnaga, et seal on. Ühesõnaga, kõik saavad ise uurimist teha. Ja siis ongi punase valguse teraapia, mis on konkreetselt, läheb väga sügavale naha erinevatesse kihtidesse ja on sõna otseses mõttes, et kordse isegi naha alumisi kihte, kõike seda kollageeni aktiveerida ja nii edasi. Et seal on seotud ka see päikeseloojangu ja päikesetõusudega ja selliste elutsüklitega, et see, mida inimesel tegelikult on loomulikult vaja, et sellised asjad. Siis kasutage oma väe ja kohalolu kontrollimist, seda me juba rääkisime, ja kasutage sellist väikest trikki nagu oma päeva loomine. Kui te ärkate ülesse, 2 minutit veel nii-öelda, on see kellaga ärkate või ilma kellata, aga enne kui te poodist püsti tõusete, juba te teate, issand, mul on nii nõme tööpäev ees või nii, aga sa lood, see tööpäev laheneb minu jaoks mängleva kergusega, võimalikult positiivselt. Ja su mindset on juba programmeeritud ja sa juba kujutad endale ette seda, kuidas sa oled a la mingid nõmedad dokumendid, mida sa kunagi ei taha teha ja et sa lihtsalt mõtled, et kujutad ette, kuidas, need on juba mängleva kergusega juba tehtud. Et siis ei pea sa nagu seda ärevust kogu aeg endas nagu esile tooma, sest sa muretsed jälle tuleviku peale, et sa tõmbad ärevuse fooni maha. Et sellised väiksed häkid, et siin palju on tegelikult õpitud. Tuleme tagasi korra selle grafeeni teema juurde. Meil jäi seal nagu me läks juba vaata edasi. Et sa rääkisid, et see on väike asi, osaaine, mida siis saab meie panna läbi erinevate viiside ja seda saab siis mõjutada täpsemalt millega? 5G, 6G-ga? 5G, 6G ja tegelikult on ka nagu olemas sellised masinad, mida juba kasutatakse, ongi sageduse muutmise masinad. Ja sagedust saab muuta siis, kui inimene ongi sellises ühisväljas, et saab näiteks kasutatakse seda nii-öelda proovisessioonide tegemiseks, näiteks suurte kontserdite, suurte pallimängudel, sa saad keerata nii-öelda selle ärevuse, hirmu ja siis ütleme, et natuke sellist vägivaldset, sest alkohol vaata tihti peale seal mängudel, et siis inimene, ma ei räägi, et alkohol on halb, ma ei räägi üldse, et midagi on halb. Aga lihtsalt, et kui me oleme alkoholijoobes, meie seisund ei ole päris clear, tavaolek ja siis on erinevad triggerid, mida kasutatakse, et aktiveerida siis ütleme, et sellist natukene nõrka kohta. Mõni on vaata hästi lõbus trank ja teine on hästi mean trank. Need asjad lihtsalt on. Mulle meeldib hästi ja Eestis kasutatakse seda masinat ja Eestis ka. Mulle meeldib hästi see mõttekoht, et kas te inimesed reaalselt arvate, et meile tahetakse nagu meie jaoks teha seda 5G-d ja 6G-d ja ainult paremat, nagu et meie saaks nagu paremat internetti ja kõike kasutada? Vaata, siin on jälle nagu see, et see on ju tore, kui kõik toimib hästi kiiresti ja kõik. Aga selles mõttes, et kui vabanduseks on see, et tehnoloogia areneb pidevalt, et teie makske rohkem, aga mul ei ole vaja rohkem, ma olin 3G ka väga rahul, ma ei tea. Et selles mõttes on ju, et see, kas ma ei tea,
seegas mingi no vaata, siin oli millisekund ju minu vandenõuteooria, et selle vaktsiiniga pandigi siis sul seda grafeeni sinna sisse ja siis varsti lülitatakse see 5G sisse või 6G ja siis see kõikidel nendel vaktsineeritutel aktiveerub, vaata ja siis meil käivad need zombid siin niimoodi ringi, onju. ja aga selleks ei ole isegi vaja seda ainult vaktsiini sisse panna, et seda võib ju, kuna see imendub nahaga kokkupuutel õhust sisse hingates, et see ei ole nagu ma arvan, et meil ainult kõigil ütleme, on seda sees juba. ja aga see ongi see, et ennast tuleb puhastada. Jah. Samamoodi nagu tegelikult võiks ju olla see, et sa parasiidid, me kõik teame, et parasiidid on igal pool lihas ja taimedes ja igal pool on ju mingid et koertele me ju kogu aeg teeme nii-öelda seda ussikuuri, aga ise me arvame, et me oleme nagu et me ei söö jumala eest midagi sellist sisse. See on sama, me ei pea vaata, et selleks, sul on koer ülekaaluline, mis sa teed? Annad vähem süüa, viid teda rohkem jalutama. Aga siis, kui inimene on ülekaal, hakatakse mingi ulme asju mõtlema, mis tablette võtta ja mingid mis iganes tablette võtta, imegeeniga. mida süstida sisse, on ju. Täpselt. Et tegelikult on lahendused ülilihtsad. Et lihtsalt tuleb otsida infot. Ja see info siis tuleb sinuni, mida sul on vaja, milleks sa oled valmis. Et praegu ka ma räägin, et andke andeks, kes ei taha teatud infot kuulata. Ja te ei peagi uskuma. Lihtsalt õhutan, soovitan teha research'i, uurige. Sest ega minu nii-öelda maailm ei olegi niisugune nagu sinu maailm. On ju, et meid trigerdavad erinevad asjad, meid sütitavad erinevad asjad. Ja ongi näiteks ka, et sõna motivatsioon, nii kihvtisti ütlesid kunagi, et seda pole olemas. On ju, et sa pead seda iseendas tekitama, leidma. Ma vist olengi Lihtne on öelda, et mul ei ole motivatsiooni. Motivatsiooni pole olemas, et motivatsioon on emotsioon ja küsimus on selles, kas sa tahad midagi või ei taha. See on vabandus, kui sa ütled, et mul ei ole motivatsiooni. See on lihtsalt vabandus. Motivatsiooni pole olemas. Ja tegelikult see ei vedele ka põrandal, on ju, et sa pead ikkagi vaatama, kas see, mis sa teed, kaalub üles nagu, et kas sa teed edasi või sa loobud. Ja siis mõtled selle auhinna peale, mis seal finišis ootab mind, on ju. Kas perfektne keha, näiteks väga aktuaalne teema, kõik siin kevadel ju ärkavad, on ju, hakkavad oma kehadega tegelema. Ja mis on ülitore. Ma olen nii palju näinud inimesi, kes muidu nagu kasutasid igasuguseid muid variante, kuni siis vabandust otsimiseni välja, aga ka näiteks pöördusid nende kuulsate ravimite poole. Aga siis neil oli nii halb olla, nad lõpetasid ära, lõid käega, ei, mis mul ei. Ja nüüd saavad toitumisega, lihtsalt toitumisega, oma tervise korda, oma enesetunde korda, oma mindset'i muudavad sellepärast, et see murrab absoluutselt igat reeglit. Et mis mõttes, ma söön nagu mees, aga ma näen välja nagu 65-kilone naine ja veel fit ka seal juures. Et ja siis mindset ka, et kui inimene kaalub näiteks 65 kilo, teine kaalub 65 ja nad on nii erinevad. Üks näeb välja nagu totsna väga-väga rasvunud, pilt lihtsalt. Nad on sama pikad ja teine näeb välja slim keskkoht on selline, et on ju kadestamisväärne ja kaal on sama, pikkus sama. Aga kehamassi indeksi järgi on mõlemad ülekaalulikud. Kuidas, on ju, et sellised asjad. Ja siis sa peadki vaatama, et sul siin muutuks see pilt. Sest see ei ole loogiline. Mitte mingit pidi, et need kaks inimest on siis mõlemad ülekaalulised või siis mõlemad tervislikus kaalus. Aga vaatad, et üks on ikka, et ja see ongi, sa pead kogu oma maailma muutma. Ja kogu sinu maailm, kogu jalgealune, mis on õpetatud siin 20, 30, 40 aastaga sulle pähe raiutud, see kõik lööb kõikuma. Ma tean alati seda näiteks karnivoor toitumisega, vaata. Ma tean alati, et see teooria ja praktika ei ole omavahel kooskõlas. Et asjad, et meil on nagu
näited naistest, kes lähevad carnivore toitumisele, söövad seal 3000+ kalorit päevas ja ikka langetavad kaalu. Et meil on ju räägitud, et ai, sa pead defitsiidis olema seal 2000 miinuskalorit, mis iganes. Hallo, aga meil on reaalsed näited inimeste peal. Samamoodi kõik need müüdid, mis seal carnivore toitumisega näiteks koos käivad, et ma ei tea, C-vitamiini puudus ja seedimine on paigast ära, mikrobiom paigast, no mida iganes, on ju. Ja siis meil on näited inimestest, kes on aastaid, 5, 10+ aastat ainult carnivoresel dieedil olnud ja neil on kõik ideaalne, korras, mis iganes veretestid, näidud, asjad, on ju. No selles mõttes, et mina saan ise ka öelda, et ma nüüd olin natuke aega keto peal, langetasin siis kaalu, mis on siis varurasva arvelt. Et kuna minu jaoks ei ole rasvane keha versus nagu ilus pikkade lihastega keha nagu samaväärne, et kaal on sama. Et siis tegin vahepeal seda, ikka testid enda peal järgi, siis sa saad õpetada teisi, on ju. Aga muidu olin carnivore'i peal väga-väga pikka aega ja minu endagi perekonnast küsiti, meditsiiniinimesed küsisid, et aga issand, mis su kolesterool teeb? Ja tead, mul oli just võtta käepärast vereproovid. Ja seal oli ikka nii hea pilt, et isegi nemad imestasid. Aga näiteks ma ei tea, ma ei tea, palju sa üldse Ozempicust tead või oled kuulnud neid kõrvaltoimeid. Et hästi paljudel nüüd hakkab välja tulema, et kolesterool läheb nende ravimid. Kaal tuleb ilusti alla, aga kolesterool on tohutult kõrge. No me räägimegi seal nagu 8 ja 9 juba ja niimoodi. Et just see siis paha kolesterool, nagu nad nimetavad. Ja see ongi sellepärast, et tegelikult see kaal ju läheb kõige muu arvelt, lihase arvelt, luumassi arvelt, ja see ei ole minu jutt, vaid mul on konkreetselt tuua 6 klienti, kes reaalselt näitasid mulle seda, et neil isegi ülekaalulisena oli kolesterool normaalne, nagu selle normi piires. Kolesterool ju tegelikult kehas on nagu päästja või nagu appitõttaja, et kui sul on kolesterool kõrge, siis asi ei ole selles, et see on kolesteroolis, vaid kuskil on see probleem, mida see kolesterool siis üritab nagu päästa, aidata, välja tuua. Ühesõnaga, et probleem ei ole kolesteroolis endas, vaid selles, mis tekitab seda kolesterooli seal. Sest aga vaata, kui keha nii-öelda, et kuidas seda mõõdetakse, see on ka see, et kui kõik muu mass väheneb, aga see kahjulik rasv jääb ja läheb võib-olla isegi ju suuremaks, et siis on ju väga loogiline, et see täiesti, need proovid lähevadki nii lappama. Ja siis ütlevad arstid, issand, mis nüüd juhtus? Aga kui sa ei ole seda kaalulangetusravimit võtnud kas ette nähtud korras või oled kuskilt illegaalselt ostnud või ma ei tea, ise suurendanud doose, on ju, seda ka tehakse nagu väga palju. Või ei ole arstiga, ütleme, aus olnud, et mis sümptomid sul tegelikult kõrval on. Sest su keha ju ütleb sul, palun ära võtta, on ju. Osadele sobib väga hästi, kellel ongi insuliiniresistentsus, nendele sobibki, sest ta hoiab selle balansi seal ja neil ongi väga hea olla. Aga kui sul tegelikult ei ole probleeme, siis ta võib sul keha täiesti keerata tuksi niimoodi, et sul siis on insuliiniresistentsus, sul tekibki siis. Ja siis, kui sa lähed sellelt ravimilt maha, ma loodan, et kellelgi ei ole nagu selliseid asju, kes meid kuulavad siin praegu ja ma üldse loodan, et inimestel läheb nagu paremini. Et seal on nagu tohutud kõrvaltoimed, sellepärast, et kui see insuliiniresistentsus on tekkinud, siis on meeletud isud. Sul veresuhkur käib kogu aeg niimoodi äärmusest äärmusesse, et iga kord, kui sa sööd, kas sul on ülipaha olla või sul on nagu korraks hea ja siis see langus tekitab seda, et sul on halb olla. Ja sellest jällegi tekib siis ärevus, depressioon, hakatakse haarama valesid asju, jälle neid kunstlikke, keemiliselt toodetud
magusainetega asju näiteks. Et võta see fit, võta see zero, aga see ei ole. Ma isiklikult ei julge näiteks 3 kogust aspartaami endale sisse süüa nagu iga päev. Vot mina kardan. Et kui ma üldse nagu siin midagi kardan, sellepärast et mul on olnud elus väga-väga halb olla. Seetõttu, et mul oli hormoonravi. Seda minge vaadake esimesest podcastist, mis me Kerliga tegime, seal ta räägib sellest. Ja kui ka selle kohta on küsimusi, siis ma võin kirjutada, et kirjutage. Et lihtsalt võib-olla jagada nagu seda teadlikkust, et kui isegi arst kinnitab sulle, et iga päev ei pea ennast tundma hästi. Elu ei ole üks lill. Et siis tegelikult on asi nagu väga mäda. Ja ütles mulle ka hormoonidega tegelev spetsialist sõna-sõnalt, et ükski hormoonravi ei tõsta kaalu. See kaal ikka tuli ja läks suust sisse. Aga miks siis iga kord, kui kellelegi kirjutatakse pillid või mingi hormoonvahend, miks nad iga kord ütlevad, et kaalu tõus võib olla? Kuidas see? Loogiline. et üks hetk te valite selle info, teine hetk selle info. Et arst ei saa iseenda hinnangus anda sulle adekvaatset diagnoosi. Sest näiteks oligi see, et seesama arst minul ei kaalunud mind, vaid pani ise silma järgi kaalu kirja ja siis otsustas, et selle järgi ta võtab selle kehamassi indeksi ja pani reaalselt mulle diagnoosi rasvumine. Ja see on nüüd see diagnoos, mis minuga eluaeg kaasas jookseb. Enne kui ma lähen tema juurde uuesti. Elades ka ei lähe. Et lihtsalt nagu, sest ükskõik kui palju mõni teine arst sinna kirjutab minu kehakaalu, siis see ei loe, sellepärast et diagnoos on antud ja see sama arst peaks siis nagu selle ära muutma. Ehk siis nüüd ongi niimoodi, et mul on kogu aeg vaktsineerimissoovitused ja mingisugused sellised sellepärast, et ma olen riskigrupis. Ja see kogu aeg nagu saadab mind seal oma digilukku vaata. Jälle, kodeerimine. Ei, jaa, aga lihtsalt nagu, et enam ma ei jäta nagu saatuse oleks mitte kunagi seda, et ma oma proove ise ei vaata. Minul on see teadlikkus neid lahti kodeerida ja teada, et ma olen meditsiinisektoris samamoodi töötan. Aga lihtsalt see nagu, ma enam ei tee seda viga, et ma ise enda tervisega ei ole kursis. Kuule, Kerli, aga ütle siia lõppu nüüd veel inimestele see mingi üks kokkuvõttev mõte, sõnum, mis me siia täna lõpetuseks teeme. Meil tuleb veel osasid kindlasti, aga... Oh nii, tore, et juba 2 tundi möödas on, jah? Nii, ma mõtlen, kuidas nüüd ilusti öelda. Seda on vaja tegelikult kõigil teada ja hakata sellega tegelema. Mitte, et ma targutaks, et ma teaks paremini, vaid südamest soovitan, tõesti soovitan. Vaadake üle kõik, mida te tarbite. Me räägime ka energeetilisest tarbimisest. Üks lihtne näide võib olla siia, et kui sul on hästi pingeline töö ja sinu telefoni taustapilt on sinu lapsed või pere. Ja iga kord, kui su ülemus sind ajab närvi või mõni tobe klient ajab sind närvi, siis sa selle sama emotsiooniga vaatad oma telefoni taustapilti ja mis on sinu pere. Vaheta taustapilt millegi selles mõttes neutraalse vastu, et sinu, ütleme, et sellised frustratsiooni emotsioonid ei jõuaks nagu selleni, et sa sama tundega vaatad oma pere. Sest see kõik on kodeerimine, kõik on energia. Et lihtsalt seda ei ole vaja, vaid kasuta enda tõstmiseks näiteks seda sama telefoni tausta ekraani. Et enne, kui sa oma pere juurde koju jõuad, sa saad juba hea tuju sellest pildist või motivatsiooni sellest pildist
ja siis sa saad minna ainult hea tujuga. Ja et vaadake üle oma tarbimine, nii energeetiline kui siis füüsiline. Ja tehke muudatus. Mega. Just tehke muudatus, sest kui sulle midagi ei meeldi ja sa muudatust ei tee, siis see on valik. Täpselt, siis sa selle valid ja sellest ongi, et algab asi väikestest muutustest, ei pea olema nii suured muutused, et ma ei tea, maa sinu jalge ees 2 lahkneb, on ju, et väikesed muudatused ja tähistage neid 3-5 minutit. Siis tuleb neid juurde. Ilus. Nii tore. Lähme kõik tähistama ja näeme järgmine kord. Tšau!